Turniiritabelis vahetult Läti klubi ees 8. positsioonil asuv Kalev Cramo mängis võitluses pääsu eest ühisliiga play-off mängudele tänavu teistkordselt üle Riia VEF-i. Kui detsembris alistati vastane kodus 3-ga, siis nüüd võõrsil 6 punktiga. Seejuures juhtis VEF kodusaalis mängu valdav osa ajast, avapoolajal parimal juhul 13 punktiga. Tasapägise alguse järel kasvatasid võõrustajad esmakordselt vahe 10 punktile teise veerandaja alguses, võites poolaja 55-46. Mäng oli kiire ja palju viskeid ja me kindlasti kaitses esimene poolaeg ei olnud kõige paremat. Teise poole saime kaitsest pidama ja enda sama rünnaku rütm jätkus ja mäng sattus meie kontrolli alla ja lõpuks tuli ka võit. Teise poole alguses vähendas Kalev Cramo paari minutiga vahe 2 punktile ja ehkki kaotuseis paisus korra uuesti 10, jõudis valitsev Eesti meister kolmanda veerandaja lõpuks viigini. Hoos olid Kalev Cramo parimana 27 punkti visanud Rain Veidemann ja 26 punkti kõrval ka 7 tulemuslikku söötu jaganud Scott Machado. Neljanda veerandaja alguses pääses Kalev 5-ga ette ja lõpuks vormistati 95-89 võit. Et tagada pääs 8 parema play-off mängudele, vajab Kalev Cramo järele jäänud 3 põhiturniiri mängust üht võitu. Selle mängu kaotajal eksimisruumi enam oleks olnud ja vist on nii, et kui ühe võidu eel võtame, siis on nagu 100% kindel. Tahaks ka tänada kõiki Kalevi fänne, kes vaevusid täna Riiga tulema, et tänu neile see võitlikkus ja raskel hetkel kokkuvõtmine oli väga vajalik nende toetus.